No nii, tere jälle, armas sinuturu vaataja, et täna on minu jaoks niisugune põnev video tegemine tegelikult, sellepärast, et huvitav teema, originaal versus kloon, mis see siis tähendab, et väga vana nuga ja väga populaarne ellujäämisnuga, Fälgniven A1, siin ta siis on. Mis on siis täisrood teraga nuga. Karastusaste on HRC 59, ta on kolmekihiline, sees on siis suurema, kõrgema karastusega tugevam kiht ja nii-öelda kahel pool on siis pehmem teras. Ja sellest vahvast noast on tehtud kloon juba ammu, mis on ka üsna tuntud nuga üle maailma ja mida tegelikult ka väga paljud kasutavad ja üks minu teada kuulsamaid nagu selle noa aastaid oma videodes kasutaja on olnud siis Survivor Lilli, kes on tema kanalit jälginud, et tal oli küll eelmise generatsiooni mudel, mis natukene küll erines sellest. Ma ei oska nüüd öelda, kas uus on paremaks läinud, aga mingid teatavad erinevused on. Et need noad on tegelikult igatepidi üksteise kloonid. Et siin võib märgata väga suuri sarnasusi nii-öelda välisel disainil, nii tera kui käepideme poolest, aga mõningad erinevused on. Et SRK-l on siis paksem käepide, aga saledam nii-öelda tera ja A1-l on siis vastupidi, laiem tera ja natuke saledam käepide. Mõlemad on nagu sellised kummised käepidemed ja ma ei ole nüüd 100% kindel, aga mulle tundub, et SRK ei ole nii-öelda ka täisrood teraga nuga ja neil on täiesti erinevad teritusprofiilid, et kui originaal on siis konveks, ehk siis see tera nii-öelda tippu kaardub kumeralt, noh, ma püüan nüüd teile näidata, et umbes nagu selliselt, siis SRK-l on hoopis selline nii-öelda nõgus profiil, et kui palju siin nii-öelda nagu välja tuleb seda, aga see on täpselt selline vastupidine kontseptsioon, ehk siis mul sõrmed ei paendu niimoodi, aga nii-öelda see peaks nagu selliselt olema. Ma peaksin joonistama, võib-olla tõesti, aga ma ei hakka tühja praegu. Et A1 on käes tunda oluliselt raskem, SRK on kergem. Nii, mis need mõned erinevused veel on siis? Ma ütlen ausalt, SRK käepide on palju mugavam kui A1-l. Noh, ütleme, et see ei ole ka ebamugav käepide, aga SRK oma on kuidagi nagu natukene, noh, ikkagi parem. Mis te köhite, noormees? Kui ma nüüd vaatan nii-öelda noa tupesid, siis SRK oma on palju ägedam. Ütleme, et niimoodi, et paneme siia noa sisse. Ma ei hakka praegu siin trukki kinni panema. Mõlemal on küll plasttuped, aga noh, see on palju nägusam selline. Saab mulle külge kinnitada ja niisugune igatipidi näeb seksikam välja, et siin on veel takk ja truki nii-öelda võimalus ka, et saab püksirihma alt kuidagi viisi panna, nii et ei pea püksirihma lahti võtma. Et noh, tundub nagu asi on läbi mõeldud. Aga kui see nuga on keskmiselt, ütleme, et niisugune 65 euro ringis, siis selle konkreetselt ma ostsin 237 euroga. Nii et hinnavahe on üüratu. Aga nüüd püüame siis välja selgitada, kas hinnavahe ka mingisuguseid lihtsamaid, elementaarsemaid töid tehes ka kuidagi välja lööb.
ja alustame seda testi sellega, et kuna tegemist on siis eeskätt ellujäämisnugadega, ellujäämissituatsioonis on kindlasti väga tähtis sooja saada. Et me leiame metsas sellise käevarre jämeduse, kui nüüd käevarres võib inimestel erinev olla, aga mitte sihukese kontoriludri, vaid ikkagi sihukese maapoisi käevarre jämedune, püsti jala peal seisnud, surnud kuivanud kuusk. Et nad on küll natukene erineva läbimõõduga, aga anname siis kallimale noale, originaalile väljakutseks veidikene toekama puu. Vaatame, kas ta lõhestab. No nii. Minu arust on see ulmeliselt hea tulemus, et see lõhe tegelikult tekkis juba natukene kõrgemal. Et põhimõtteliselt ma ei ole veel poole nii-öelda aluni jõudnudki ja nojah, ütleme niimoodi, et see tulemus, see oli fantastiline. Nii, võtame siis nüüd natukene peenema puualu ja proovime siis nüüd odavama noaga peenemat puualgu. Ja ka saab suurepäraselt hakkama, umbes samal kõrgusel nii-öelda lõhestas selle puualu ära, et mõlema puhul väga hea tulemus. Et aga kui mul juba see nuga on käes, siis teeme siit mingi vähe peenema pirru ka. Teeme kohe 2 tükki. Seda tööd ta teeb väga hästi, mitte midagi pole ette heita. Suurepärane nuga selle koha pealt. Nii, kus mul need toekamad puud olidki. Võtame siis sellega ka pirru tegemise. Et vaatame, kontrollime, et oksi ei ole, siin all on. Oksasid tuleks alati vältida. Kuivanud kuusepuu oksad on väga võimsad asjad, ausalt öeldes mul on mitmel noal tegelikult samat liigutust tehes nii-öelda puuses olnud kuivanud oks löönud noal teral killu välja, nii et alati tasub jälgida. Nii, suurepärane. Väga naudin kohe sellist tegevust selliste nugadega. Aga selleks, et tuli põlema saada, jah, tule tappi isile, tule. Et tuli põlema saada, ahah, tahad, et issi seda lõikab asjalik noormees. On meil vaja tegelikult ikkagi sellist nii-öelda lokipirdu. Väga mõnusalt jookseb tera puidukihtide vahele. Et hästi libedalt. Nii, poja, kas sa saad veidike kaugemale minna, kus on ohutum, kuule? Ei saa, jah, okei. Poja ei saa minna kaugemale. Proovime siis ise hoida nii-öelda ohutut distantsi. Ja suudab kohe väga, näitab, väga õrnasid selliseid väga saledaid peenikesi, siukseid lokke lõigata.
iga nuga sellega hakkama ei saa. Väga nauditav. Väga. Ausalt öeldes tekib tahtmine kohe tomati kallale minna, aga ma peangi saladuskattele ütlema, ega ma seda nuga esimest korda käes ei hoiagi, et tegelikult ma olen sellega tomatit ka lõiganud ja see tera sai isegi siukse kergelt juba pehme tomati lõikamisega ka suurepäraselt hakkama. Ja selle töö jaoks see nuga on kohe super hea. Nii, paneme selle kõrvale. Noatuppe. Ja proovime samat liigutust siis teise noaga. Nii. Võtame siis selle pirru. Nii, nüüd ma pean kohe ütlema ja ära, et see tera nii hästi seda tööd ei tee. Vot siin tuleb juba vahe sisse ja ilmselt selle teritusprofiili tõttu on nüüd kogu aeg see tunne, et nuga nagu tahab minna puidukiudude vahelt kuidagi välja. Et jah, ma saan tehtud selle ja on võimalik ka teha väga peenikesi selliseid saledaid lukke, aga mitte, jah, ühesõnaga jah, selle töö jaoks peab tunnistama, on see kloon kehvem. Et no korraks noa siia ja kui ma juba vaatan, siis need lokid on ka tulnud natukene erinevad. Et no nagu äbarikud. Noh, jah, ta võib äbarik olla, tähtis on see, et ta tuleraua pealt tuld võtab. Et no vaata, need on nagu siuksed siledad ja siuksed jõusad, aga need on nagu mingisugused äbarikud. Aga proovime, teeme teise katse, anname teile teise võimaluse, teise puupirruga. Aga võta see sama puupird ja tee sealt sama pealt. Jah, see on sul hea mõte. Et siis on nagu tulevad sama äbarad. Võrdsed võimalused, ma võtan teise otsa. Noormees. Nuga tahab välja minna. Näe, ära topi oma sõrme siia. Jah, ikkagi nad tulevad, ma ei tea, kui siin näha on nagu sellised jõnksukohad on nagu sees, aga siin on sellised siledamad nagu. Ja ikka näbarikumad. Jah, et teha saab, jah. Aga see puuhalg on ikkagi parem. Jah, teha saab, aga sellega saab ka tule süüdatud. Et selles mõttes ta toimib, aga kui ma nüüd nagu jah, neid lokke tõesti vaatan, võrdlen, noh, kui see tunne, mis kätte tekib, siis A1 on minu eelistus igal juhul. Et jah, siin pole mitte midagi teha. Ja mis tunne on veel, kui ma nüüd neid nii-öelda puitu lõikan, siis see nuga ei ole nagu eriti libe.
just nagu ta nagu, sa tunned, et sa pead nagu rohkem survestama, et ta puidukiudude vahele läheks. Nagu, noh, ütleme, et see väsitaks kiiremini ära. See nuga läheb täiesti nagu iseenesest. Et nagu jah, no väsi on peal ja suu oli nii lahti, et oleks, ma ei tea, mis siin ära mõtlenud. Mitu sääski? Mitu sääski, jah. Et jah, minu eelistus kindlasti langeb sellele noale ja ma tahaks ühte katset veel ära teha tegelikult, et ma prooviks nii-öelda puud raiuda, aga ma võtan äkki vot sellise. Nii, noormees, palun võtta oma käsi ära. Jah, see läks küll nüüd, ma ütleks nüüd kerge vaevaga. Võtame teise noa. No, juba on selge. See nuga pole. See nuga ei ole selle töö jaoks väga hea. Ta saab hakkama ellujäämissituatsioonis, sa lihtsalt teed ja toimetad, kuni saabki tehtud see, mis vaja teha on. Aga tal ei ole vist jõudu taga. Ja see on ka loogiline, sellepärast, et see käest tunda, see nuga on niivõrd palju raskem tegelikult. Ja kuna tema terapind on ka libedam kui SRK-l, mis ta ei saagi tegelikult see SRK nii efektiivselt nagu puud maha võtta. Noh, ja veider on see, et küll see kummikäepide tundub pealt nagu sükene, noh, nagu krobelisem, siis tegelikult ta hakkas mul nagu käest ära libisema. Aga see A1 oma, siin ei olnud kordagi seda tunnet, et nuga hakkab käest ära libisema. Ma oletan kahte põhjust. Et mitte ainult selles nii-öelda käepideme mustris ei pruugi olla asi, vaid ka selles, et see on nii-öelda full tank nuga ja tema nii-öelda tasakaalustatus on parem. Ja siin on mass nagu rohkem noatera peale, siin on ta ühtlasemalt jaotunud ja tänu sellele ei taha nii-öelda nuga käest välja lüpsata. Aga 11 on veel oluline. Metsast võtsime puu maha, lokid tegime sisse. Nüüd on ka väga oluline küsimus. Kuidas meil siin sädemega lood on? Jah, saab. Nii, võtan teise külje. Saab kergemini ja saab minu arust uhkemalt. Et A1 tõmbab süütepulga pealt sädet palju paremini. Et
no sellise lihtsa primitiivse testi tulemuse, kui nüüd võtaks kiiresti kokku, et siin pole mitte millegi üle arutada. Minu eelistus on A1. Seda võib pidada minu subjektiivseks arvamuseks. Nüüd ma julgen ka tegelikult öelda välja, et A1 on ka parem nuga kui SRK. Et SRK-ga saab teha kõik asjad ära, mis vaja on, aga A1-ga tuleb kõik palju kergema vaevaga. Et ja noh, loomulikult ka see, et A1 on nii-öelda full tang, siis minu eelistus alati ja usaldus on full tang nugadega. Nii et siin nagu jah, ütleme niimoodi, et 65 eurot versus siis 237 eurot, siis no see on nüüd minu subjektiivne soovitus või mõttekäik, et kui sa oled alustaja, algaja, siis on see sinu nuga. Kui sa oled juba õppinud noaga midagi tegema, oskad, saad nii-öelda juba asjadega hakkama metsas, siis sa liigud lihtsalt edasi. Sa kasvad sellest noast välja ja siis sa investeerid ja ostad päris noa. Et andke nüüd mulle andeks, et võib-olla see kõlab natukene ülekohtuselt SRK omanike suhtes, aga sorry, et minu jaoks on selge, et ma tänan, et kui mina lähen metsa, siis see nuga jääb kodu, ma ei tea, mida tegema, aga see on nuga, mis tuleb minuga igale poole kaasa. Et see on nuga, mille kätte ma usaldan nii-öelda oma ellujäämise. Et jah, ma usaldan mõnes mõttes võiks öelda, isegi ka selle kätte, aga jah, eelistus on A1-l igal juhul ja see minu eelistus on nagu jah, väga suurte plussidega A1. Aitäh, väga suurte plussidega A1 poole kaldu. Et mul on tutvusringkonnas tuttavaid, kellel ma tean, et on samuti kas üks või teine või isegi mõlemad noad olemas. Et selles mõttes ma oleksin tänulik, kui teie noormees, teil on asjad üsna selged, ma saan aru, aga küll tuleb ükspäev ka teie eraldi show. Et pange oma kommentaar sinu torusse, et mis kogemused teil on ja jagage oma mõtteid, et huvitav oleks, et mina ei pretendeeri absoluutsele tõele mitte kunagi, aga ma püüan võimalikult veenvalt jagada alati oma subjektiivset arvamust, mis on minu isiklik tõde. Ma tänan teid ja kui ennem ei näe, siis järgmine kord.